jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi. Rinnus saadik liigub kaste hei. Ütle, kust määrada peab hoi, igal pool on noori õitse hei. Nii, poes käidud. Nagu lauluselm ütleb, jaanipäevaks kõrgeks kasvanud rohi ja varsti ongi jaanipäev. Ja tänase video teen ma koostöös Prismaga, nagu te juuresolevalt pildilt juba võisite aru saada. Oli selline lugu, et Prisma pöördus mu poole, et Tõnu, kas sa teeksid ühe video, nii nagu su oma videod on. Mitte midagi ei kirjutatud mulle ette, et ma pean seal reklaamima. Tee üks video jaanipäeva toitudest. Tule, osta Prismast, mis osta sobib ja tee üks jaanipäeva sööma. Ja nii ma siis tulen sealt poest praegu. Mul ei ole raske Prismale videot teha, sellepärast, et Prisma on esiteks minu kodupood siin lähedal. Ja teiseks, seal on väga suur valik ja ma külastan seda Prismat ikka päris tihti. Ta jääb mulle tee peale. Kui ma tahan grillliha, kui ma ise ei viitsi maitsestada, siis ma lähen Prismasse, sest seal on see valik ikkagi tohutu. Ja täna ka lähen sinna lihafaesse. Nii, võtan seasaslõkki, kanasaslõkki, võtaks võib-olla kalkunisaslõkki, vorste. Tõstan kärusse, siis ma vaatan, oi, ma võtan hoopis seda. Tõstan tagasi, panen järgmise, lähen, ei, ma võtan hoopis seda. Ja ma olin tõsistes raskustes, aga sealt ma ära tulin ja no vaatame, mis ma siis täna sealt tõin. Suurem karp kõige enne. Siin on nagu mingisugused ribimoodi asjad, kuigi mulle tundub, et siin konti sees ei ole, aga kui teeme, eks me siis näeme. Kanatiivad. Soome värk, Prisma on ju Soome pood. Kohaliku broileri kintsusaslõkki. Rannarootsi kruusiasaslõkki. Rakvere keeferi marinaadis saslõkki. Vorste. Ja muidugi on üks lollikindel asi. Me nimetame omavahel seda vuntsidega meheks. Gagik, vuntsidega mehesaslõkk, lollikindel liha. Alati on tal väga hea. Aga ei pea ennast jaani õhtul lihast segaseks sööma. Seepärast paneme täna rõhku ka taimsele toidule, tsukiini, grillime tomateid, kapsas. Tõepoolest, me grillime ka kapsast. No ma loodan, et ikka jõuame, et öö enne kätte ei tule. Tomatid, siin on veel liha, tõsine sööma. Siin on veel kanatiibu. Mis mul siin on? Ananass. Ananassi grillime ka. Ja värske kurk. Kurki me ei grilli. Kurki me hapendame, me teeme kilekoti kurki. See on valmis nii tunni kahega. Millal ma siin sahmin, sätin grillid, värgid, panen hõõguma, ajan lihad vardasse. Selle aja peale on meil kurk juba paras. Aga korjan siit selle elamise vähemaks ja hakkame kurgist pihta. Noh, aitab küll. Niisiis, kilekoti kurgid. Kurgid pestud, lõikame nad pooleks, jah, pooleks ja suuremad võib lõigata 4. Üks kilo kurke, 1 tšilli, peale tšilli lõikamist sõrmi silma ja ninasse mitte toppida. Nüüd läheb 6 küüslaugu küünt.
punt tilli. Mustusõstralehed. Supilusikatäis soola. Supilusikatäis suhkrut. Ja supilusikatäis sinepiseemneid. Kott kinni. Ja raputame. Soola suhkru segamini. Paneme kõrvale ja tegeleme kapsaga. Järgmine osa, grillitud kapsas. Värske kapsas, just värske kapsas peab olema. Ma tahtsin küll väiksemad saada, aga kõik olid suuremad. Vaatame, kuidas see meil siin õnnestub. Lõikame nõndanimetatud kapsa steigid. Jätan siit juurika juurest kokku. Ja ma luban teile, see grillitud värske kapsas on väga hea. Soola. Pipart. Oliiviõli. Ja paneme grillile. Ja nii süüdatakse tuleb, tantsub läks, tallatakse hei. Aastas kord see õhtu ette tuleb, iga kord saab puserdatud hei. Aastas kord see õhtu ette tuleb, iga kord saab puserdatud hei. Ja nii ööl on sõna jalab ütles, metsal kus kõrge hei. Lapsed, sinna minna võite niikuinii, sealt kiitmat läheb hei. Lapsed, sinna minna võite niikuinii, sealt kiitmat läheb hei. Süsi on ka Prismast ostetud. Kanatiibadega on üks väga hea nõks. Ei pea neid üldse grillima, juhul kui on majas fritüür. No need 2 väikest pakki, ma panen nad korraga ära ja kastan fritüüri. Ma panin korvi liiga täis, aga ma tahtsin ühe korraga kõik ära teha. Kui niiskus välja keeb, siis jääb mulin järgi.
kanatiivad on selline mõnus appetaiser enne pidu. Meie majas on see pidevalt. Siis, kui põhiroad valmivad, kõik nokivad kanatiibu ja tihti juhtub, et söövad kõhud täis sellest. Kui kapsa tulelt maha võtame, siis paneme sinna tsukiini. Lõikame parajad 1,5 sentimeetrised seibid. Võib ju ka õhemad lõigata, aga siis nad lähevad ruttu pehmeks. Ja maitsestan apelsinipipraga. Mitte midagi muud. Nüüd võtame kapsa maha. Tulelt maha. Ja paneme termopotti. Kui ka on väike krõmps, siis see täitsa sobib siia. Ja veel üks asi, mis peo algusesse sobib alati ja lapsed ka võtavad vorsti näppu ja jooksevad siis ei tea kuhu, aga enne suuri söömasid väike vorst. Ja mul on siin Texase grillvorstid ja 3 sibula grillvorstid. Ja ma grillin neid praegu pelleti grillil. See on selline hea lollikindel riist. Hoiab temperatuuri ja väga mugav. Hetkel on selline seis. Sööd soojenevad, vorstid grillivad, tsukiinid grillivad ja ajab janutama väikene õlu. Ja purjus olemine ei ole tänapäeval moes. Jaanipäeval soovitan 0,0 õlut. Ja haukame peale mesise kana tiiva otsa. Väga hea. Tõesti väga hea. Päris kiire sahmimine, võtsin päris palju ette. Vaatame, kuidas jõuame. Nii. Vorstid on valmis, võtame maha. Ütlen, võtame maha. Tulelt ära. 3 sibulavorst ja Texase grillvorst. No, päris ilus kuldne. Siin õhtu päikese helgis. Jätame vorstid sooja. Nüüd.
lähevad peale särtsakad grillribid. Ja on see ribikonti või ei ole, või on ta ribiliha või on vale silt, aga igal juhul ilus liha. Jah, konti ma esialgu ei tunne. See grill on vaba. Nii, peale tsukiinit. Ja läheb peale välisfilee, mis siis on minu slängis vuntsidega mehe liha, gagiku. Kraabin sibulad maha, need siin hakkavad kärssama. Ja las küpseb. Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi, rinnus saadik kiigub laste hei. Läksin, tallatakse hei. Aastas kord see õhtu ette tuleb iga kord saab muserdatud hei. Aastas kord see õhtu ette tuleb iga kord saab muserdatud hei. Jaaniööl on sõna jalad nõites, metsal kus kõrge hei. Lapsed, sinna minna võite niikuinii, sealt mitmad läheb hei. Lapsed, sinna minna võite niikuinii, sealt mitmad läheb hei. Nii. Meie karbonaad on valmis. Seda väga kuivaks ei ole vaja küpsetada. Ja siin termopotis haudub vaikselt edasi. Üks väga hea grillilisand on, ma just restoranis sain. Täitsa üllatav. Lihtsalt kirstomat niimoodi üle grilli, prae kõrvale, jube hea. Ja loomulikult on sellised ilusad tomatid ostetud Prismast. Nii, siin hakkab ka looma. Nagu näete, ma jooksen 3 ahjuvahet, nagu Figaro. No see veel tahab, aga varsti on valmis. Aga nüüd lähme pelletigrilli juurde. Siin ei saa aru, kas ta on valmis või ei ole, me katsetame. Värv on ilus. Ja, valmis. Oi kui ilus, maitseme ka. Ootan seda särtsu.
võib-olla tuleb pärast. Aga väga särtsakas ei ole, täitsa söödav. Võtame tulelt maha. Nüüd tuli särts tagant järgi, on küll särtsakas. Ma ei tea, seda külge võib-olla veel hoiaks. Teised võtame maha. Selle suurema tüki jätame veel peale. Lihadega oleme saanud ühele poole. Mis nüüd? Nüüd teeme ühe salati peale. Nüüd teeme siis salati. Hakatuseks ma lõikan kirstomatit pooleks. Ma tean küll, on selline meetod, pannakse 2 taldriku vahele ja siis tõmmatakse noaga korraga mitu. Aga siis peavad tomatid ühe suurused ka olema. Mul on siin natukene erinevad, nii et lõikan pooleks, siis paneme salati kokku. Paneme salati kokku. Esmas müüakse selliseid vahvaid salatikomplekte. Ei pea mitut erinevat ostma. Salat, peoga tomatit, pärmihelbeid. Meie ei kasuta soola salatis, paneme pärmihelbeid. Kõrvitsaseemneid. Agavisirupit, natukene magusust ja oliiviõli. Ja niimoodi kiht-kiht. Salat valmis. Koos tomati lõikamisega 5 minutit. Valmistame magustoidu ka ette. Sõbrad on siiapoole juba teel. Kõigepealt sööme liha, pärast magustoitu. Magustoiduks on siis grillitud ananass. Võtame, kuidas me teeme. Koorime ära. Tehakse mitut moodi. Lõigatakse sektoriks koos koortega.
nii, võtame kõva südamiku välja. Ma ei tea, kas õnnestub, õnnestub. Sellega ma võtan õuna südameid välja, kui õunu kuivatame. Hästi mahlane ananas. Ja nüüd ma arvan, et teeme sellised sümpaatsed sektorid. Ananassile raputame peale pärast chili helbeid ja jäätist. Paneme ka. Väga hea. No näete, kõik on ilusti soe. Kohe on sõbrad siin. Sööme kõigepealt liha ja köögivilju ja seejärel jäätist koos ananassiga. Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi, minus saadik kiigub kaste hei. Igal pool on noori õitse hei. Ütle, kust naarada teha tohi, igal pool on noori õitse hei. Ja nii õhtul süüdatakse tuleb, tantsuplatsi tallatakse hei. Aastas kord see õhtu ette tuleb, iga kord saab puserdatud hei. Aastas kord see õhtu ette tuleb, iga kord kõrge hei. Lapsed, sinna minna võite niikuinii, sealt kiitmat läheb hei. Lapsed, sinna minna võite niikuinii, sealt kiitmat läheb hei.
niisiis tänase eeljaani laua aitas meil katta Prisma. Täname Prismat ja soovime teile head jaani. Head jaani!